ja palun siis võtke, leidke endale hea istekoht ja mul on hea meel teid kõiki tervitada siis Inimõiguste Instituudi aastakonverentsil tänasel kenal talvepäeval, kus ka saame tähistada 65 aasta möödumist siis inimõiguste ülddeklaratsiooni vastuvõtmisest. Mõned praktilised nõuanded, olge head, kellel on kaasas telefon, pange ta hääletule režiimile, et telefoni helinad meid ei segaks, siis kes tuli autoga, tuletan meelde, et me oleme tasulise parkimisalas, on see hotell, ja kes tahab kasutada siis Wi-Fi kaudu internetiühendust, Wi-Fi paroolid te leiate nende paberlehtede peal, mis on seintel uste juures. Ja tänase konverentsi ja on olemas eesti-ingliskeelne tõlge, nii et palun hankige endale need vajalikud kõrvaklapid ja tõlkimisaparaadid. Ja mul on hea meel anda tänase konverentsi avamiseks sõna kaitseministrile Urmas Reinsalule. Palun. Tere hommikust kõigile. Ma alustaksin tähelepanu ja meenutusega ühest mehest, kes meie hulgast siin maailmas lahkus, Nelson Mandelast. Mehest, kes uskus sellesse, et olemas on kõigil inimestel võõrandamatud õigused. Ja mis kõige tähtsam, et nende õiguste eest on võimalik seista rahumeelselt ka olukorras, kus sa seisad silmitsi ülekaaluka jõuga ja tundub, et kõigutamatu jõuga. Ma arvan, et see üksikisiku ja inimeste võitlus ka näiliselt lootusetus olukorras on väga oluline sõnum Mandelalt tema elutöö kokku võtta. Meile, kes me oleme aastakümneid olnud totalitaarse režiimi all, on tegelikult Mandela võitlus ju väga südamelähedane. Ja teadmine sellest, et inimõigused on võõrandamatud, mitte keegi ei ole inimõigusi kellelegi andnud, vaid need on inimese olemusega kaasnevad, on ühtepidi meie jaoks tõsiasi vabades ühiskondades, kuid teisipidi nendes ühiskondades, mis tulevad totalitaarsest minevikust, ma teame, et need inimõigusi on võimalik võõrandada. Täna möödub võõrandada nõnda, et riik ei võimalda inimestel nende õiguste teostamist. Täna möödub 65 aastat ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonist ja ma tahan tunnustada Eesti Inimõiguste Instituuti selle pika töö eest inimõiguste ja probleemide teadvustamisel ja sõltumatu organisatsioonina ka Eestis inimõiguste valdkonna monitoorimisel. Eesti Vabariigi jaoks on inimõiguste temaatika nii Eestis kui maailmas hästi oluline teema ja alates sellest aastast kuni aastani 2015 on Eesti Vabariik ka ÜRO Inimõiguste Nõukogu liige. Ning nendel teemadel, mida ka Eesti soovib ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikmena käsitleda täiendavalt, on üks oluline teema, mis leiab ka tänasel konverentsil ära märkimist ja see on ühinemisvabaduse küsimus. Ühinemisvabadus, inimeste õigus koonduda oma kõigi õiguste ja huvide väljenduseks on äärmiselt oluline. Ja see, et see ühinemisvabadust pannakse proovile ja sellele esitatakse väljakutseid, on võib-olla väga tähendusrikas, et nendel päevadel ja tundidel on inimesed koondunud Kiievis, kes avaldavad meelt selle üle, et oma nägemuse üle, mismoodi nende maa, mis kursil nende maa peaks liikuma. Ning nad teevad seda olukorras, kus sõjaväestatud üksused on koondunud ning
ning on täiesti võimalik, et võivad alata ka rahumeelsete meeleavalduste laiali ajamised. Seetõttu on kõigi ühiskondade, kõigi demokraatlike riikide kohus kutsuda üles selliseid riike elementaarsetest inimõiguste ülddeklaratsioonist tulenevatest nii ühinemisvabaduse, sõnavabaduse, väljendamisvabaduse põhimõtetest kinni pidama. Tänasel konverentsil on ka üks väga oluline teema, mis on seotud usuvabadusega, selle mõtestamine. Usuvabaduse puhul see õigus on ühtepidi negatiivne ja teisipidi positiivne. Negatiivne selles mõttes, et kellegile ei tohi peale suruda usulist käitumist tema tahte vastaselt. Teisipidi on usuvabadusel ka positiivne, kuuludes ühte alaliiki südametunnistuse vabadusega. Inimese õigus ennast religioosselt määratleda, inimese õigus oma laste religioosset enesemääratlust teostada. Ja pahatihti kõneletakse ja käsitletakse usuvabadust üksnes nii-öelda negatiivses tähenduses. Kuid usuvabadusel on tugev positiivne tähendus selles mõttes, et ühiskond peab ka pakkuma võimalusi ja ei tohi ülemääraselt diskrimineerida neid võimalusi, mis puudutavad südametunnistuse vabaduse realiseerimist. Puudutagu see näiteks õigust ka erakoolidele, mille filosoofia on üles ehitatud religioossel pinnal, aga ka lasteaedadele, võimalust ka erinevatel kirikutel ja konfessioonidel oma seisukohti väljendada avalik-õiguslikus meedias. See positiivne tahk on äärmiselt oluline, et vastupidisel juhul väga tihedalt seotud ühiskonnas võib usuvabaduse positiivne tähendus, et inimestel on õigus oma religioonile, sellest tulenevale enesemääratlusele osutuda löögi all olevaks. Inimõigused on võõrandamatud ja inimõiguste mõtestamine on ka vajalik ühiskondades, mis on vabad, mis on toimivad, kus toimub sõltumatu õiguse mõistmine ja üldine respekt inimväärikuse ja inimõiguste ees. Sellepärast, et kõigi õiguste sisu muutub ajas ja areneb ajas. Seoses inimühiskonna edasiarenemisega kui ka sellega, et tehnoloogia muutub. Ja interneti ja tehnoloogiliste valdkondade õigused on Eesti Vabariigi jaoks üks oluline teema. Et Eesti on ka internetivabaduse koalitsiooni eesistuja ning järgmisel aastal korraldab Eesti kevadel ka rahvusvahelise konverentsi sellel teemal. Internetis olev väljendusvabadus on õigus, mida Eesti hindab oluliselt ning me oleme seisukohal, et privaatsus ja andmeturvalisus ning väljendusvabadus tehnoloogia arenguga, neid on võimalik säilitada tasakaalus ja hoida tasakaalus. Internetis väljendusvabaduse üks oluline tahk on õigus anonüümsusele. Ja seda õigust anonüümsusele ükskõik millistel motiividel püütakse pidevalt kahtluse alla seada. Kuid ühiskonnad ei tohiks sellest kergekäeliselt loobuda. Sõnavabaduse alus on õigus oma mõtteid väljendada ja õigus olla oma mõtete autoriks avalikkuses kui ka mitteavalikkuses, kui soovitakse omada privaatsust. Seda teha, säilitada privaatsus.
Head sõbrad, ma soovin teile edukat konverentsi. Ma loodan, et need olulised kesksed teemad, mis püstitatakse, ühinemisvabadus, väljendusvabadus, internetivabadus, usuvabadus, et nende mõtestamine on oma praktilist tähendust, lisaks teoreetiliste lähtekohtade ülekordamisele. Ja see lähtekoht peab olema selles, et inimene on oma privaatsfääri peremees. Ja need, kes me oleme oma tänase päeva peremehed, kujundame ise oma elu ja langetame ise oma valikuid. Aga selle peremeheks ja oma elu omanikuks olemise tasakaalustav lähtekoht on vastutustunne. Et inimene on võimeline oma õigusi, oma võõrandamatuid inimõigusi realiseerima ühiskonnas siis, kui ta on suuteline vastutama enda elu eest, vastutama oma lähedaste eest ja kandma seda vastutust ka tulevaste põlvede eest. Inimõiguste ülddeklaratsiooni filosoofia ja humanistlik lähtekoht ei ole mitte egoism, vaid see on kogu inimühiskonna universaalne lugupidamistunne üksteise ees. Ja kui see lugupidamise ja aukartuse tunne elu ees ja nende väärtuste ees, mis meid inimeseks teevad, laguneb, siis ei ole inimkond suuteline ka inimõigusi kaitsma ja tagama. Rahulikku konverentsi, rahulikku aasta lõpu pühade aega kõigile. Aitäh teile! Aitäh Urmas Reinsalule. Minu nimi on Vootele Hansen ja olen siis Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees. Ja meie esimene teema puudutab usaldust. Usaldus siis nende elu ja väärtuste vastu ja teemaks on meie teema usuvabadus Eestis, Euroopa Liidus, suundumused ja hinnangud. Ja ma annaksin juhtimise üle esimese paneeli juhatajale, Riigikogu liikmele ja Inimõiguste Instituudi nõukogu liikmele Mart Nutile. Aitäh teile, austatud härra minister, ekstsellentsid, daamid ja härrad. Kõigepealt ma palun aga esimese teema tutvustajad ja panelistid istuda siia ette. Olge head. Uuring, mida kohe tutvustatakse Eesti usuvabadusest, on valminud siis Inimõiguste Instituudi ja Turu-uuringute aktsiaseltsi koostöös. See on tehtud samal põhimõttel nagu aasta tagasi valminud aruanne Inimõigused Eestis 2012, nii et nüüd siis aastal 2013 oleme teinud uuringu usuvabaduse küsimuses ja nimetatud uuring on üles ehitatud 4 osaliselt. Uuringu esimeseks osaks on elanikkonna küsitlus ja selle tulemused küsitleti 1000 15–74 aasta vanuses olevat isikut. Aruande teiseks osaks on intervjuud ekspertidega. Ekspertideks olid 17 usuvabaduse küsimusega igapäevaselt kokku puutunud teoreetikut ja praktikut, eeskätt kirikute ja koguduste ning ka mittetulundusühingute esindajat, riigiametnikku, õigus- ja usuteadlast ning aruande esimest ja teist osa siis tutvustab Karin Reivart. Ning aruande kolmandaks osaks on rahvusvaheliste organisatsioonide hinnangud usuvabaduse olukorrale Eestis ning neljandas osas tuuakse välja mõned ettepanekud riigiasutustele, mis koorusid välja esmajoones intervjuudest ekspertidega. Ja aruande kolmandat ja neljandat osa tutvustab härra Erik Salumäe. Paar sõna ka meie töökorraldusest. Me peame selle uuringu tutvustuse ja sellele järgneva paneeldiskussiooni mahutama tunni sisse. Nii et aega on vähe, küsimusi on palju.
ja me teeme selle tutvustuse ja paneeldiskussiooni järgmiselt. Kõigepealt siis annan ma sõna kahele uuringut tutvustavale eksperdile, kes 20 minuti jooksul, 20 minutisse kokku surutult annavad ülevaate uuringust ning seejärel paneeldiskussioon, kus osalevad siis veel 3 eksperti. Ma põgusalt tutvustan veel, kes meil selles paneelis osalevad. Kõigepealt mainisin juba Karin Reivart, kes on Turu-uuringute aktsiaseltsi uuringujuht. Tema vastutas usuvabaduse uuringu esimese ja teise osa eest ning viis läbi või korraldas elanikkonna küsitlust ja intervjuud ekspertidega. Ning Erik Salumäe, kes on Inimõiguste Instituudi juhatuse liige, kes oli instituudis usuvabaduse uuringu projektijuht. Ning paneelis osalevad siis veel piiskop Philippe Jourdain, tema on Prantsusmaa juurtega Rooma katoliku kiriku apostellik administraator Eestis, Eesti kirikute nõukogu asepresident. Merilin Kiviorg, ta on õigusteaduste doktor, religiooniõpetuse ekspert, Tartu Ülikooli ja Oxfordi Royal Academy õppejõud. Ja Mart Laanemäe on Välisministeeriumi asekantsler, aastate pikkuse staažiga diplomat Eestis, Eesti välisteenistuses, loodusteaduste doktor. Ja mina olen Mart Nutt, Riigikogu liige, Riigikogu inimõiguste rühma esimees. Aga kuna aega on vähe, siis ma pikemat sissejuhatust ei tee. Paluksin kõigepealt Karin Reivarti esimeseks sõnavõtuks. Ole hea. Tere kõigile konverentsi osalejatele. Annan siis küllaltki põgusa ja kiire ülevaate meie poolt tehtud uuringule. Uuringu elanikkonna osa viisime siis läbi kevadel, aprillis ja mai alguses ning peamised teemad, mida siis see uuring käsitles, olid järgmised. Kõigepealt hinnang usuvabaduse olukorrale Eestis. Usuvabaduse rikkumine. Kas on rikutud? Kas on tulnud varjata usulisi veendumusi? Infoallikad usuvabaduse kohta, usuvabaduse tähtsus Eestis ja maailmas, aktiivsus selle kaitsmisel, suhtumine religiooniõpetuse ja piiblilugude sisseviimisse koolides, suhtumine kristlikesse väärtustesse ning lisaks vaatleme ka, et millist usku peetakse omaks. Ettekande lõpus esitan siis põgusalt ka väikse kokkuvõtte, mis selgus ekspertide uuringust. Esimene teema siis, kas Eestis on kõigile elanikele tagatud usuvabadus? Näeme, et 91% on sellega nõus, jah, elanikele on tagatud usuvabadus. 4% vastas siis kas pigem ei või ei. Näeme, et siin on tulemused toodud välja ka vanusegruppide lõikes, meestel ja naistel, rahvuse lõikes, eestlased, mitte-eestlased ning vastavalt sellele, kuidas inimene suhtub religiooni. Need, kes suhtuvad positiivselt, nende tulemus ka sellele küsimusele vastus on positiivsem. Aga näeme, et kõige enam toovad välja, ei nõustu selle väitega, et usuvabadus on tagatud maausulised ja tarausulised, keda küll peab mainima, oli uuringus natuke vähevõitu, kuid see näitab siiski tendentsi. Järgmine küsimus, kas teie või teie tuttava usuvabadust on Eestis rikutud? Siin näeme, et jaatavalt vastab 2%.
Millised võivad olla need rikkumise juhused? Elanikkonna uuringus me seda küsimust ei täpsustanud, aga intervjuudes ekspertidega tuli ka see jutuks ja toodi välja siin 3 põhjust, mis need võivad olla, et üheks on samuti maaosuliste ja taarausuliste võitlused hiite ja pühapaikade säilitamise nimel. Et see võib olla üks teema, mida siin silmas peeti. Teine võib olla ka näiteks küsimused seoses kaelaristidega ja kaelaristide äravõtmisega teatud juhtudel, näiteks koolides või sõjaväes, et need kästakse ära võtta. Ja võib-olla, et osaliselt peeti siin silmas ka satanistide proteste, et nemad ei ole saanud registreerida oma ühendust, aga siin muidugi on küsimus, et kas siin asi on õigustatud ja kas sellised kaebused on õigustatud, aga neid on kuulda olnud. Küsimus, kas on varjatud usulisi veendumusi? Siis jaatavalt vastas kõigist elanikest 4%. Küsimus on esitatud nii, et kas te olete halvakspanu vältimiseks pidanud oma usulisi veendumusi varjama. Et siin näeme, et natuke sagedamini on noored vastanud jaatavalt, need, kes religiooni positiivselt suhtuvad, samuti natuke sagedamini taas maausulised ja taarausulised ja ka muude välja toomata religioonide esindajad. Millised on infoallikad üldse usuvabaduse kohta? Et näeme, et peamiselt on selleks ajakirjandus, muidugi ka internet, tuttavad, kool, tööga seonduvalt. Aga 14% ei ole kusagilt infot saanud usuvabaduse kohta. Usuvabaduse tähtsus Eestis ja maailmas. Kui tähtis on teile usuvabadus Eestis ja kui tähtis on ta maailmas? Siis näeme, et 68% vastanutest peab usuvabadust Eestis väga tähtsaks või pigem tähtsaks. Suhteliselt vähe on inimesi, kes arvavad, et see pigem ei ole tähtis või ei ole tähtis. Ja sama tulemus küllaltki sarnane on ka maailma kohta, et 69% peab usuvabadust maailmas väga tähtsaks või tähtsaks. Lähme praegu edasi. Edasine küsimus on ka seotud eelmise küsimusega. Kas Eesti vajaks aktiivsemat hoiakut usuvabaduse kaitsmisel maailmas? Näeme, et pea 60% peab seda kas väga vajalikuks või pigem vajalikuks. Sagedamini nõustuvad sellega noored, need, kes suhtuvad religiooni positiivselt, luterlased ja katoliiklased. Ning eriti palju need, kes ei ole nüüd joonisel välja toodud uskondade esindajad, vaid need on muude uskude esindajad. Uuring puudutas ka teatud küsimusi, mis puudutavad nii tervishoiu hoolekande valdkonda kui ka hariduse valdkonda. Ja näeme, et küsimusele, kas tervishoiu hoolekandeasutustes oleks võimalus kohtuda vaimulikuga ja täita usulisi kombeid, siis siin on väga suur pooldajate, 74% pooldajaid ja seda peetakse vajalikuks. Samuti ka peavad inimesed oluliseks, et omavalitsus tagaks matmise usulise traditsiooni järgi, juhul kui inimese omaseid ei ole teadnud. Hariduse valdkonnast uurisime siis küsimusi, kuidas suhtutakse, et üldhariduse kooliprogrammis oleks ülevaade maailma usunditest. Siis näeme, et tervelt 68% pooldab seda küsimust. Nii et seega
võib küll öelda, et on aeg minna edasi religiooniõpetuse sellisest paremale sisseviimisele koolidesse. Samuti teine küsimus olulisemate piiblilugude tundmise osas. Kas soovitakse, et need oleksid samuti üldhariduse kooliprogrammis? Ka siin on päris palju pooldajaid. 54% leiab, et lapsed võiksid selles osas ülevaate saada. Usuvabaduse muutumine 10 aasta jooksul. Küsimus oli, kas te arvate, et usuvabadus oleks halvenenud viimase 10 aasta jooksul, siis siin väga vähesed, et 8% arvas, et pigem on see nii olnud. Samuti ei ole hirmu, et usuvabadust piiratakse lähimal 5 aastal, vaid 6% kardab seda. Küsisime ka väärtuste kohta ja 54% meile vastanutest arvab, et Eesti ühiskond peaks lähtuma eelkõige kristlikest väärtustest. Samas teine küsimus, mis puudutas, kas riigis peaksid domineerima, vaid esitasime väite, et riigis ei tohiks domineerida mitte ühegi religiooni väärtused, siis selle küsimusega nõustus 60%. Soovitakse, et kõigil oleks võimalik tegeleda oma usuga ja et ei domineeriks ükski usk. Vaatleme ka küsimust, kuidas suhtutakse üldse religiooni meie vastanute seas. Siis näeme, et positiivselt suhtub religiooni 35%, neutraalsed on 60%, negatiivselt aga 2% ning vastamata jättis või ei osanud öelda 2%. See on siis taustaks meie uuringule ja meie vastanutele. Teine küsimus, millist usku te peate omaks? Et küsimus on sarnane sellele, mida esitati ka rahvaloenduse ajal inimestele viimati. Siis näeme, et kõige enam on meil luterlasi ja õigeusklikke siis 24% ja luterlasi 20%, katoliiklasi 2%, maausulisi, taarausulisi ka peaaegu 2% ning muude uskondade esindajad kokku moodustavad 5%. 45% vastanutest ütles, et nad ei ole usklikud, nad ei pea omaks ühtegi usku. Ja see oli nüüd põhiliselt kõik elanikkonna uuringust. Paari sõnaga jõuan rääkida ka ekspertide uuringu kokkuvõttest. Ka eksperdid nõustusid elanikkonna uuringu põhitulemusega, et usuvabadus on Eesti elanikele hästi tagatud. Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute suhted riigiga on head. Üheks ootuseks aga oleks likvideerida puudujääk haridussüsteemis. Osa Kirikute Nõukogusse mittekuuluvatest ühendustest siiski tunnetab ajuti riigi poolt ebavõrdset kohtlemist. Et võib-olla alati ei võeta nende ettepanekuid samal määral arvesse, mis Kirikute Nõukogu liikmetega. Suurimat probleeme toob välja siin maavallakoda seoses pühapaikadega, nende säilitamisega, kohalike omavalitsuste tasemel tuleb ette vaidlusi ja need asjad võiksid kergemini laheneda. Geikristlaste esindaja tõi ka esile ühe probleemi, tema arvates võiks usuliste ühenduste riikliku toetamise süsteem tuleks viia vastavusse võrdse kohtlemise põhimõtetega riigis. Üheks probleemiks toodi veel siin välja ühiskonna ja eriti meedia kriitilist suhtumist kirikutesse ja usklikesse. Et see paistab silma, teatud juhtudel on ka meedias olnud usklike ja üldse religioonsete inimeste halvustamist
ja naeruvääristamist, et meedia suhtumine võiks olla parem. Teiste Euroopa riikidega võrreldes on olukord Eestis väga hea, et ei ole selliseid suuri probleeme, mis on mõnel pool näiteks Euroopas tõusetunud, aga tähtis on harida edasi elanikkonda ja ka ametnikkonda, et nendest probleemidest oleks ülevaade ja need asjad edaspidi, et ühesõnaga valmistuda probleemideks, mis võivad tulla tulevikus. Ja koolidesse religiooniõpetuse sisseviimise pooldamine näitab inimeste teadlikkuse tõusu ja seda võib pidada ainult positiivseks tulemuseks. Aga praegu see on siis põgusalt kõik, et uuringu aruanne ka avaldatakse ja kõik saavad täpsemalt selle kohta veel siis ise sellega tutvuda ja sellest ülevaate saada. Aitäh! Ja Eerik, ole hea, jätka. Austatud konverentsist osavõtjad, head inimõiguste päeva kõigile. Jätkates Karin Reivarti viimasest lausest, et saab avalikuks, siis minu teada peaks olema juba saanud avalikuks, mistõttu ma ka ei räägi väga pikalt, just seetõttu, et ka diskussiooniks jääks rohkem aega. Aga minu eesmärk on rääkida mõnede märksõnadega siis uuringu 3. ja 4. osast. 3. osa puudutas rahvusvaheliste organisatsioonide ja teiste riikide hinnanguid usuvabadusele Eestis ja Eesti Vabariik, mis on siis ühinenud selliste konventsioonidega, rahvusvaheliste konventsioonidega, kus on ka selliseid artikleid, mis puudutavad usuvabadust, esitab perioodilisi aruandeid nendele organisatsioonidele ja tagasisidena saab siis organisatsioonide poolt hinnanguid. Niisugusteks rahvusvaheliseks aktideks on näiteks ÜRO konventsioonid, aga ka näiteks Euroopa Nõukogu vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioon 1995. aastast ning ka see loetelu, mis selles aruande pikemas versioonis on, kindlasti ei ole täielik. Aga nagu rahvusvaheliste organisatsioonide poolt antud hinnangutest nähtub, siis ei ole rahvusvaheliste organisatsioonidel etteheiteid usuvabaduse olukorrale Eestis ning praktiliselt on puudunud soovitused ja märkused seoses konventsioonide vastavate artiklite täitmisega. Ühe näitena võib siinkohal esile tuua Euroopa Nõukogu nõuandekomitee 2011. aasta hinnangu, milles tõdedes edusamme Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku hoonete küsimuste lahendamisel soovitatakse Eesti ametiasutustel jätkata konstruktiivset dialoogi Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikuga. Eesti Vabariik kinnitas oma vastuses sellele hinnangule, et avatud ja läbipaistvat dialoogi jätkatakse kõigi usukogukondadega. Selles aruande 3. osas nimetatakse ka ära, et usuvabaduse olukorda kõigis maailma riikides monitooritakse USA välisministeeriumi poolt iga-aastaselt ja need aruanded on avaldatud USA välisministeeriumi veebilehel. Ja ka USA välisministeeriumi hinnang on see, et usuvabadus Eestis on põhiseadusseadustega ja ka praktikas tagatud. Samuti on selles aruandes puudutatud uurimiskeskuse Pew Research Center iga-aastast raportit, mis samamoodi tehakse kõigi maailma riikide kohta rõhuasetusega, et millised on piirangud usulisele tegevusele. Seal väljendatakse neid piiranguid usuliste piirangute indeksitega ja peab ütlema, et Eesti kuulub sellesse kategooriasse, kus need indeksid on kõige madalamad, see tähendab, et usulisele tegevusele kehtib väga vähe piiranguid. Aruande 4. osa sisaldab ettepanekuid ja soovitusi riigiasutustele, mis eeskätt kerkisid välja ekspertide intervjuudest, aga samuti on nad tekkinud ka Inimõiguste Instituudi igapäevase tegevuse käigus kontaktidest usuliste ühenduste esindajatega. Ja siin ekraanil on ainult üks valik nendest ettepanekutest soovitustest, mis selles aruandes on toodud. Ja võib-olla lihtsalt need märksõnad siis lühidalt vajaksid kommentaari. Kõigepealt usuliste ühenduste staatus juriidiliste isikutena
et kehtiva õiguskorra järgi usulised ühendused ehk siis kirikud, kogudused, koguduste liidud, kloostrid ja nüüd ka välislepingu alusel tegutseva kiriku institutsioonid on mittetulundusühingu alaliik, aga samas mitmed usulised ühendused, olles oma tegevuses küll tõesti tulu mittetaotlevad ühendused, ei ole mittetulundusühingutel omase õigusliku ülesehitusega ning nende liigitamine MTÜ-de hulka on seetõttu küllaltki komplitseeritud. Ja kui 1990. aastatel oli usuliste ühenduste puhul tegemist juriidilise isiku eriliigiga, siis nüüd võiks olla kaalumisväärne algatada arutelu sellise samalaadse õigusliku lahenduse taastamiseks. Teine, mis puudutab kiriku territoriaalsete üksuste juriidilise isiku staatust, siin on konkreetne ettepanek tulnud mõlemalt Eestis tegutsevalt õigeusu kirikult, kellel mõlemal on olemas kas siis piiskopid või piiskopkonnad ja sealt poolt on leitud, et kuivõrd traditsiooniliselt siiski ka piiskopkondadel on olemas juriidilise isiku õigused, aga Eesti seaduste järgi mitte, et kas Eesti seadust ei võiks ka selle võimalusega täiendada. Ja seda tõid ka ekspertide intervjuus õigeusu kirikute esindajad välja. Kolmas, pihisaladuse kaitse, kus kirikute ja koguduste seaduse järgi tegelikult on praegu pihisaladus absoluutsena tagatud, kuid peab ütlema, et kriminaalmenetluse seadustik võimaldab kohtumenetluse käigus vaimulike pihisaladust teatud juhtudel murda ning teades seda, et toimub nii karistusõiguse kui ka kriminaalmenetlusõiguse revisjon Justiitsministeeriumis, siis see kindlasti võiks olla üks ettepanek, mida seal kaalutakse. Teiste riikide näitel peab ütlema, et pihisaladuse teema on tõepoolest küllaltki sensitiivne ja seal on erinevaid arvamusi, aga siiski traditsiooniliste kirikute jaoks on pihisaladus kindlasti absoluutne ja ka Inimõiguste Instituudi ettepanek võiks olla see, et ta niisugusena ka oleks kõigi Eesti seaduste järgi tagatud. Neljandana usuliste ühenduste aruandluse teema. Usuliste ühendused tõid välja selle, et päris paljudel juhtudel riigi poolt kehtestatud nõuded aruannete esitamiseks käivad üle jõu nendele kogudustele, kus on väga vähe liikmeid, eelkõige maapiirkondades, ja kus ka majandustegevus ei ole niivõrd intensiivne, et seetõttu võiks olla kaalumisväärne vaadata need nõuded üle, neid kuidagi diferentseerida või leevendada. Ja mida öelda kogu uuringu kokkuvõtteks? Saame tõdeda, et nii elanikkonna küsitluses osalenud, samuti eksperdid ning rahvusvahelised organisatsioonid leiavad, et usuvabadus Eestis on tagatud. Samas on nii elanikkonna küsitluse kui ka ekspertidega tehtud intervjuude pinnalt võimalik välja tuua terve rida üksikteemasid, millega on põhjust edaspidi süvendatumalt tegeleda. Olgu siinkohal näitena nimetatud kas või inimeste teadlikkuse tõstmise vajadust religiooni ja usuvabadusega seotud küsimustes, kasutades selleks nii haridussüsteemi kui meedia võimalusi. Ja oma ettekande lõpuks tahan tänada kõiki neid, kes uuringu läbiviimisse on oma suure panuse andnud, eeskätt Turu-uuringute aktsiaseltsi, selle uuringujuhti Karin Reivartit, kõiki sealseid uuringu korraldamise osalenud töötajaid ja inimeste küsitlejaid, neid 1000 inimest üle Eesti, kes olid nõus uuringu küsimustele vastama ja samuti 17 eksperti, kes olid nõus andma oma hinnangu usuvabaduse olukorrale intervjuu vormis ja mitmed nendest on ka täna siin saalis. Ning loomulikult tänan ka kõiki häid kaastöötajaid ja kaasamõtlejaid Inimõiguste Instituudist. Aitäh! Juurde ja seda jätkame siit istudes, ka mina jään siia lavale ja kui nüüd seda uuringut vaadata, mis annab minu hinnangul päris hea ülevaate usuvabaduse olukorrast Eestis, siis me ei saa kuidagi üle ega ümber sellest, et usuvabaduse teema on aktuaalne ju kogu maailmas. Ja selle diskussiooni käigus püüamegi vaadata võib-olla Eestist natuke kaugemale, kõigepealt muidugi võrreldes olukorda Euroopa Liidus, võrreldes olukorda mujal maailmas, ka olukorraga Eestis, aga peatudes siis ka muudes maades olevatel aktuaalsetel küsimustel. Ma arvan, et võib-olla oleks otstarbekas teha niimoodi, et ma annan kõikidele panelistidele järgimööda sissejuhatavaks
sõnavõtuks sõna. Ajalisi raame ma seada ei taha, aga kogu meie ajaline raamistik on paraku küllaltki piiratud, mistõttu eks me natuke konveiermeetodil töötame ja kui 5-7 minutit väikeseks tutvustuseks piisab, siis oleks see muidugi tore. Ja kui meil jääb aega, siis kahtlemata lõpuks võtame ka mõned küsimused saalist, aga kõige olulisem on siiski, et panelistid saavad oma mõtted välja tuua. Et kui me võib-olla püstitame esiteks küsimuse sellest, et usuvabadus Eestis ja Euroopa Liidus, et kuidas need võrdlused välja näeksid ja võib-olla püüaks ka vaadata võib-olla kahte teemat, mis on tänapäeva maailmas äärmiselt aktuaalsed. Esiteks Euroopa Liidus mitmekesisuse suurenemine, erinevat usku inimeste koos elamine, kõrvuti elamine, kuidas on see mõjutanud usuvabadust ja kuidas see on mõjutanud inimeste omavahelisi suhteid ja kahtlemata ka Araabia kevad ja sealt tulenevad arengud. Oleme ju näinud seda, et Araabia kevade käigus, mis on andnud demokraatliku impulsi, on tõstatunud ka küsimused näiteks muhameedlaste ja kristlaste suhetes, millised on meil võimalused usuvähemusi kaitsta olukorras, kus riigi võim on mitmes riigis nagu kaotanud kontrolli omas toimuva üle. Kui vähegi jõuame, siis püüaksime neile küsimustele ka vastuseid leida, aga kõigepealt ma annaksingi sõna minu kõrval istuvale härra Philippe Jourdainile. Philippe on elanud Eestis ja töötanud Eestis juba 1996. aastast. Seega on Philippil ka väga hea võrdlusmoment Eesti ja Prantsusmaa üle Prantsuse juurtega, nagu ka Philippe on, et võib-olla siis ka vaataks seda, et kas Eestit ja Prantsusmaad saab usuvabaduse olukorras kuidagi võrrelda, aga palun, olge hea. Aitäh. Eelkõige ma tahaksin öelda seda, et selles uuringus muidugi on väga palju ja erinevaid ja huvitavaid andmeid. On kaks asja, mida ma tahaksin võib-olla rõhutada ja mis mind võib-olla üllatasid või vähemalt, et tõmbasid minu tähelepanu ja see on see, et näiteks Eestis on nii palju inimesi, kui ma ei eksi, isegi enamus, kes arvavad, et kuidagi ühiskond peaks lehtuma kristlikes väärtustest. See, mis minu jaoks on väga positiivne asi, muidugi see ei tähenda, et enamus inimesi tahavad, et Eesti oleks mingisugune teokraatia, aga see tähendab, et muidugi kristlikud väärtused on inimlikud väärtused ja ma ütleksin isegi, et kristlikud väärtused teatud määral ei ole midagi muud kui inimlikud väärtused, aga kui nad on vaadatud teatud kontekstis, mis on, ütleme, kristlik inimese kontseptsioon või kristlik antropoloogia, on üks asi. Teine asi on see, et see on ka väga tore, et kõik suhtumised religiooni ja religiooni ka seotud nähtudesse on nii positiivsed. Ainukene negatiivse moment, kui ma ei eksi, kui ma mäletan hästi, see puudutab erakoolide ja kristlike koolide asutamist ja kui ma mäletan, siis enamus inimesi ütlesid, et nad peavad ebavajalikuks seda, et usulised ühendused asutaksid erakoole. Ja muidugi see küsimus on ka päevakorras, kuna viimasel ajal on tekkinud uusi kristlikke koole. Ja kuna tegelikult praegu Eestis võib-olla kõige suurem kristlik kool on just katoliku kool, Tartu katoliku kool, siis ma tahaksin ka seda öelda, et võib-olla tõesti meie ei ole alati õigesti seletanud, mida tähendab see, et usuline ühendus asutaks või hakkaks nagu tegelema haridusega. See ei ole kindlasti kiriku ega katoliku kiriku eesmärk luua koole, aga see, et igal pool on nii palju kristlikke ja muuhulgas katoliiklikke koole, tuleneb sellest, et meie usume, et laste haridus on
esmalt vanemate vastutus, mitte riigi vastutus, vaid vanemate vastutus, nii et peab olema tagatud vanemate õigus, et nad saaksid panna oma lapsed koolidesse, kus need lapsed saavad sellist nagu haridus ja sellised väärtusi, mis vastavad sellele, mida vanemad soovivad. Nii et kirik ei loo kristlikke koole inimeste või noorte värbamiseks, vaid laste vanemate õiguse nagu kindlustamiseks ja aitab just, et need õigused oleksid reaalsed. Muidu need koolid muidugi on avatud kõikidele ja mitte ainult kiriku liikmetele. Aga igal juhul ma arvan, et see on selline asi, mida tasub selgitada võib-olla natukene rohkem, kuna ma nägin, et vähemalt see oli üks selline suhteliselt vähemalt negatiivne suhtumine. Ja nüüd, kui rääkida, tõesti, teil on õigus, et mul on prantsuse juuri või on juuri seal, isegi kui ma olen Eesti kodanik ja mitte enam prantsuse kodanik, võrrelda selliseid riike, millel on nii erinev kultuur ja taust on natukene keeruline, aga ma ütleksin, et üks väga kindel erinevus on kindlasti see, mis puudutab, kuidas ja mida tähendab igas riigis see, et riik ja kirik on lahus. Prantsuse kontekstis see mõte tuleb muidugi Prantsuse revolutsioonist ja peab ütlema, et praktikas see tähendab seda, et riik suurel määral nagu vastandub kirikule ja tegelikult Prantsuse revolutsioon on just niimoodi tekkinud. Seetõttu see küsimus, see laïcité küsimus, nagu öeldakse prantsuse keeles, on alati väga delikaatne, tekitab alati väga palju raskusi ja see ei ole ka juhus muidugi, et just Prantsusmaal see religioossete sümbolite nagu näitamine või mitte näitamine või kasutamine koolides on nii suur probleem ja Prantsuse naabrid vahel natuke naeravad selle üle, et kuidas see võiks olla nii suur probleem, et kas keegi kannab risti või keegi kannab selline moslemi loori või peakatted, kui mujal võib-olla see ei ole niimoodi. Siin mulle tundub, et see printsiip, et kirik ja riik on lahus, on palju konsensuaalsem ja palju rahulikum, see ideoloogiline taust ei ole kindlasti sama ja seetõttu ma arvan, et on ka kergem leida võimalusi koos tööd teha riigi ja kiriku vahel ja parandada ka nagu need probleeme või lahendada need probleeme, mis võivad tekkida. Aitäh! Merilin. Kõigepealt aitäh. Sina oled elanud pikalt Suurbritannias. Ma ühe suunava küsimuse veel sulle lisaksin ja uurinud ka usuvabadust. Suurbritannias on ju olemas vist riigikirik, eks? Ja samas Suurbritannias on väga suur hulk ka inimesi, kes on muust usundist, kes jagavad muud usundit, näiteks on islamusulisi, on hinduiste, on budiste, et usuvabadus Eestis ja Suurbritannias, et kas seal on rohkem paralleele või rohkem erinevusi, et püüa nagu oma kommentaaris ka seda Suurbritanniat ja Eestit natuke võrrelda, aitäh. Kõigepealt aitäh kutsumast ja igati on meeldiv kodumaal olla ja varsti olen kodumaal rohkem 1. jaanuarist tulen Eestisse tagasi tööle ja on väga meeldiv siin jätkata. Kommentaariks sellele läbi viidud küsitlusele ma ütleks, et tõesti on tore, et Eestis ei ole väga palju probleeme ja ma arvan, et riigipoolne tegutsemine selles osas on olnud üsna positiivne, väga pragmaatiline. Loomulikult, nagu ma ka juba intervjuus mainisin, on kindlasti vaja tegutseda probleemide ennetamisega.
sest Eesti ei ole kokku puutunud veel sellise mitmekesisusega, nagu me kokku puutume Ühendkuningriikides. Me ei ole harjunud väga paljude kultuuridega, me ei ole harjunud nägema erineva riietusega inimesi siin. Ja selles mõttes, kuigi Eesti tundub olema väga tolerantne, siis ma natukene kahtlen ja ma tahan selles mõttes olla veidi provokatiivne, et meil tuleb tõesti panustada nii haridusse kui ametnike kui ka kohtunike ja kõigi koolitusse selleks, et me oleksime rohkem teadlikud mujal maailmas toimuvast, teistest kultuuridest, teistest religioonidest, et ei teki põhjendamatuid kartusi näiteks ka islami ees, sest islam on tegelikult ka väga huvitav ja väga põnev usk ja seal ei ole ainult terroristidega tegemist, et selles mõttes ma arvan, et selle koolituse osas tuleb palju toimetada ja ma arvan, et Suurbritannia on tegelikult teinud suhteliselt palju head tööd selles osas. Me oleme olnud ka nagu sunnitud olukorras selles mõttes, sest tõepoolest me oleme väga silmitsi selle sama mitmekesisusega, aga inimesed on ka harjunud üksteise kõrval juba koos elama, üksteisega arvestama. Mul on endal olnud võimalus Oxfordis koos töötada või koos elada mitmest rahvusest inimestega, mitmest religioonist inimestega ja kui kõrvuti elada, näed ka seda, et inimene on inimene ja tema religioon või rahvus või tema kultuur ei olegi võib-olla nii erinev sinu omast. Aitäh! Mart, kui meie tuttavaks saime, olid sa mälu järgi ajakirjanik Münchenis Vaba Euroopas ja seal me ka esimest korda kohtusime. Aga sinu taust on väga mitmekesine. Oled ju hoopiski loodusteadlane ja viimastel aastatel oled välisteenistuses töötanud mitmes riigis olnud suursaadik. Sul on vaieldamatult väga suur kogemus ja väga hea ülevaade usuvabaduse olukorrast erinevates maades. Et anna omapoolne väike ülevaade, et kuidas sa olukord erinevates riikides võrdled ja kuidas sulle nüüd ülejäänud maailma taustal Eesti tundub? Ole hea. Aitäh, Mart, aitäh võimaluse eest siin selles arutelus osaleda ja ma olen sunnitud alustama Eestist ja väga sellisest eestilikust üritusest, millel ma eile õhtul osalesin, selleks inspireeris mind tegelikult Erik Salumäe üks viimaseid slaide, et kuidas juriidilised küsimused mõjutavad organisatsioonide tegevust. Ma olin eile nimelt ühel korteriühistu asutamise koosolekul. See ei ole ju mitte midagi erilist, eks ole. Seal oli ka, aga üks asi ja muidugi olid seal inimesed, kellel olid erinevad emakeeled ja erinevad taustad ja kõike nii, aga üks asi ühendas meid kindlasti peale selle, et me kõik asutasime ühistut. Ja see oli asjaolu, et tegelikult nendes korterites, selle korteriühistu pinnal on väga raske ööbida või üldse elada, sest et tegu on maa-aluse garaaži kooperatiiviga. Ainult, et kuna seadus tunneb ainult mõistet korteriühistu, selle erastamine kuidagi venis hästi pikaks, ta oleks võinud juba ammu olla erastatud, aga seal juhtusid asjad, nii et see on niisugune vanaaegne probleem. Et kuna seadus tunneb ainult mõistet korteriühistu, siis ka garaažiühistut nimetatakse ametlikult korteriühistuks. Et selles mõttes kindlasti veidi rohkem paindlikkust seadusandlusest tuleks meile igapäevases elus kasuks alati ja see on nagu omaette selline teema. Aga pöördudes nüüd inimõiguste ja usu küsimuste poole, siis ma ütlen ühe asja veel tegelikult, eks ole. Ma olen ükskord elus pidanud tegelikult reaalselt määratlema seda, et ma olen siiski ristiusku inimene, leeritatud ja ristitud luterlane, mis on Eestis suhteliselt, nagu näha statistiliselt, eks ole, kui palju selliseid inimesi on. Ja see oli, kui ma kolisin Saksamaale elama seoses oma eelmise või üle-eelmise tegevusega loodusteaduses ja Saksamaal on vaja enda elukoha registreerimisel panna kirja ka usk. Võib ka öelda, et ma ei ole usklik, aga siiski ma siis määratlesin ennast, et mina olen luteri usku. Põhjus on aga väga
väga ilmalik, et kuna Saksamaal on süsteem, kus igal usundil võib olla oma maksuamet ja siis nad korjavad tulumaksu, siis kui sa deklareerid, et sa oled mingit usku, siis osa sinu palgast läheb siis kohe automaatselt selle usundi toetuseks. Et selles mõttes siin ei ole mingit, siin küsimus ei olegi selles, et keegi on muidu huvitatud sellest, mis usku sa oled, aga kuna sul on võimalik selle kaudu toetada oma maksudega seda usundit, millesse sa usud, siis järelikult on see võimalus olemas ja sellepärast on Saksamaal väga selgesti tavaliselt üsna hästi teada, mis usku keegi on. Erinevalt väga paljudest teistest riikidest, näiteks Eestis, kus mitte keegi ei küsi, mis usku sa tegelikult oled ja sama ometi, eks ole, me oleme samas õigusruumis Saksamaaga sisuliselt. Mis näitab, milliseid võimalusi on tegelikult maailmas olemas, sest et Eesti on selles mõttes muidugi erandlik, et siin ei ole ainus erand, aga siin ei ole riigikirikut ja samas lahusus on ei ole nii rängelt sätestatud, nagu ta on mõnes teises riigis, mis on hästi tuntud. Ma ei taha rohkem rääkida üldistel teemadel, kuna minister Reinsalu tegelikult ütles kõik asjad ära, aga ma kasutaksin juhust, et ühte punkti esile tõsta. See on see, eks ole, et inimõigused on sisuliselt kivisse raiutud. Nad on universaalsed, nad kehtivad. Kõik muud asjad, mis reguleerivad inimeste omavahelist ja riikide omavahelist elu, on reaalselt võttes ikka läbirääkimiste küsimus. Ja sellest tulenevalt ongi probleem riikidele ja diplomaatidele selles, kui me räägime põhiõigustest, et me võime kõik isegi olla nõustunud, et need õigused on olemas, aga selleks, et neid õigusi kõikjal tagada, me peame tegelikult pidama läbirääkimisi. See ulatab tänapäeval, eks ole, suur teema, millega meie tegeleme, on interneti vabadus, väljendusvabadus internetis ja kõike seda ja siin ongi kõik need samad asjad jälle üleval, et peab postuleerima teatud aktsioome, millesse me kõik usume, näiteks sellesse, et internet on osa meie reaalsest elust, et seal kehtivad kõik samad reeglid ja niisuguseid põhimõtteid on vaja. Niisuguste põhimõtete alusel toimuvad läbirääkimised. Ja kui me nüüd pöördume tagasi usuvabaduse poole, siis Eesti ühiskond tegelikult on andnud Eesti riigile väga head võimalused osaleda igasugustes läbirääkimistes, mis puudutavad usuvabadust, sest Eesti ühiskond on tolerantne ja nagu me nägime ja oluline on ka kindlasti see, et eestlane määratleb ennast emakeele ja mitte usundi või isegi mitte võib-olla tänapäeval ammugi enam geograafia järgi. Ja et kuna eestlaste, nende inimeste, kes ennast eestlasena on määratlenud läbi aegade, põhiliseks sooviks on olnud võrdsed võimalused teistega, siis nad on alati olnud valmis andma ka kõikidele teistele neid samu võrdseid võimalusi. Ja mõlemad suhtumised tegelikult lihtsustavad või aitavad suhtuda usuvabadusse minu meelest äärmiselt keskselt ja see on üks teema, kus Eesti on tõepoolest keskmisel positsioonil. Me olemegi maailma mingisugune keskmine riik selles küsimuses ja sellepärast me saame kindlasti aidata kaasa igasuguste kompromisside leidmisel. Jah, ma möönan, et ühiskonnast sõltudes igasugustes rahvusvahelistes läbirääkimistes võivad tulla ootamatused, aga praegu me oleme väga heas positsioonis ja sellega ma hetkel lõpetaksin. Aitäh, Mart. Merilin, sa soovisid täiendada? Ma tahtsin lihtsalt, see selleks, et ma olen natukene skeptiliselmal seisukohal, et kui tolerantne Eesti on ja mõned statistilised uurimused on näidanud ka vastupidist. Praegu veel tolerantne, mis juhtub tolerantsusega siis, kui toimub migratsioon, me veel ei tea. Ma kardan, et meil saab olema midagi väga huvitavat ja mitte midagi erinevat, mis on juba Euroopas toimunud. Nõus sellega, et tõepoolest ma arvan, et Eesti on unikaalsel positsioonil oma võimetes läbi rääkida ja seda tuleb teha kindlasti. Ja statistilistest uurimustest nähtub, et 60% Eesti rahvast on huvitatud sellest, mis maailmas toimub ja me suudame panustada selles mõttes. Inimõigused tõepoolest, nii nagu kirjas on ja kivisse raiutud, aga ma tahaks öelda ja nõustuda sellega, et
et inimõigused kivisse raiutuna ja juriidilistes dokumentides on suhteliselt võimetud ilma selleta, kui me läbi räägime. Ja kui me vaatame näiteks Euroopa Liidu välissuhteid ja mida on Euroopa Liidu nõukogu, nüüd alles vist juulikuuses võeti vastu ühed juhised, kuidas edendada ja kaitsta usuvabadust välissuhtlemises. Ja see sama juhis võtab arvesse just nimelt neid erinevaid aspekte selles osas, et mida teha tuleb. Ja õigus ja kirjalik õigus ja rahvusvaheline õigus inimõiguste kaitse alal on ainult üks aspekt selles. Seal on poliitilised, finantsilised, järelevalve küsimused, kõik muu ühesõnaga kirja pandud, mida näiteks tuleb kasutada, on võimalik kasutada Araabia kevade riikides näiteks. Muidugi see Araabia kevade riikide probleem, kuigi ma ei pea ennast Lähis-Ida eksperdiks, ma arvan, et see on üks selline probleem, ma arvan, et keegi ei saagi olla ekspert sellel alal, sellepärast, et see on nii keeruline probleem. Et tõepoolest tuleb lähtuda sellisest, ühesõnaga see probleemiga tegelemine peab olema kõike hõlmav, et see ei saa olla ainult juriidiline, see saab olema poliitiline, see saab olema dialoog, see peab olema, ka selles juhendis on rõhustatud seda, et peab olema läbirääkimine ka kodanikuühiskonnaga, erinevate religioossete organisatsioonidega ja organisatsioonidega nii koha peal kui mujal maailmas, et probleeme lahendada. Philipp, lisaks nüüd sellele, et erinevad usku inimesed elavad kõrvuti ja siit tekib küsimus, kuidas usuvabadus realiseerub nende suhetes, siis teisest küljest me oleme viimastel kümnenditel näinud, et kõik Euroopa ühiskonnad ju sekulariseeruvad. Ja see on toonud kaasa ju päris hulga inimesi, kes tegelikult ühtegi traditsioonilist usundit ei jaga ja ka selle pinnalt võib ju tekkida küsimus, et kas inimesed, kes on näiteks ateistliku maailmavaatega, ei tunnista otseselt ühtegi usundit ja nende sallivus uskude suhtes, mis võib tekitada jälle omakorda küsimuse, kas usuvabadus on tagatud, et kuidas seda valdkonda te kommenteeriksite? Jaa, aitäh, see on muidugi võib-olla eriti praegusel ajal selline väga oluline küsimus. Ja muidugi, kas on olemas usuvabadus nende jaoks, kellel ei ole usku, see on ka üks vabadus mitte uskuda. Jah, vabadus mitte uskuda. Ja muidugi see on ka vabadus. Ja ma arvan, et siis peab ka rääkima sellest, mis on usuvabadus ja mida usuvabaduse nagu mõiste hõlmab, sest muidugi usuvabadus on seal on üks oluline aspekt, see on muidugi see vabadus, et igaüks saaks praktiseerida oma usku nii, nagu ta seda tahab. Aga see on, ma ütleksin, see minimaalne versioon, sest tegelikult usuvabadus tähendab ka nagu südametunnistuse vabadust. See tähendab hulgas seda, et inimene saaks ennast määratleda usuliselt, nii nagu ta seda soovib. See tähendab ka, et tal oleks õigus võtta omaks selle usu, mida ta tahab, isegi kui see ei ole alati see, millest see usk, millest ta on sündinud. See on ka see individuaalne usuvabadus on, ma arvan, vähem levinud praegu maailmas, kui see üldine usuvabadus, et annab, et see, et inimene saaks praktiseerida oma vabadust. Nii, ja siis üks teine osa, mis praegu mulle tundub sekulariseeruvas Euroopas on üsna oluline, see on see, et inimene saaks, kuidas seda, et keegi ei oleks kohustatud midagi tegema, mis oleks vastuolus tema südametunnistusega. Ja ma ütleksin, et seal on kõiksugused nähtusi olnud Euroopas viimasel ajal, muidugi on see religioosne sümboolika,
on see ka, millisel viisil inimene saab väljendada oma seisukohti, eriti teatud eetilistes küsimustes või perega seotud küsimustes või abieluga seotud küsimustes, ilma et võiks teda karistada või süüdistada selles, et ta rikub ühiskondlikku korda või seal mulle tundub, et on teatud küsimusi, mis ei ole lahendatud praegusel ajal Euroopas ja seetõttu kogu aeg me kuulame, et mitte võib-olla nii palju siin Eestis, vaid paljudes riikides on inimesed, keda viiakse kohtusse, sellepärast, et nad on midagi ütelnud või midagi, ja kui teie uurite, mida nad on teinud või mida nad on ütelnud, tegelikult te mõtlete, aga tegelikult seal ei olnud reaalselt mingit tohutamist või vaenu ootamist, vaid oli selline normaalne tegevus. Nii et ma arvan, et see on kindlasti selline teema, mida peab rohkem süvendama. Või see näiteks Itaalia krutsifiksi küsimus näiteks, et kui palju inimene võib nõuda seda, et ühiskond nagu loobuks oma traditsioonidest selleks, et see inimene tunneks ennast niimoodi vabana ja kuidagi näiteks selles koolis, kus ta käib või seal on palju küsimusi ja ma arvan, et see sõltub, seal on ka see juriidiline aspekt ja see on see, kuidas seadused mõistavad kirikut, mitte ainult kui MTÜ-d, vaid kui midagi muud. Näiteks üks aasta tagasi oli üks tuntud juhtum, midagi, mis toimub Rumeenias. Seal Rumeenias ühes õigeusu piiskopkonnas tekkis mingisugune vastaseis piiskopi ja prestide vahel ja siis prestid moodustasid oma vahel sellist ametiühingut ja sellega käisid Brüsselis ja nõudsid teatud õigusi. Ja muidu alguses seal Brüsselis nad ei osanud, kuidas vastata ja see võttis päris palju aega, sest seal oli see küsimus, aga mis on kirik, mis on religioosne traditsioon ja mis on ja kuidas nagu seaduseandlus võtab arvesse seda, mida kirik on. Ja lõus oli väga, kuidas selle huvitav juhtum. Alguses peab ütlema, et Brüsselid või need, kes seal tegelesid selle asjaga, ei arvestanud väga palju sellega, et see tegemist oli kirikuga, aga pärast see hoiak nagu muutus. Mart, sinu igapäevane töö on rahvusvahelised suhted ja Merilin juba puudutas Araabia kevadet. Kuidas on sinu hinnang, kuidas praegu on usuvabaduse olukord nendes riikides, kus Araabia kevad on nüüd oma jälje jätnud ja millised võiksid olla meetmed, et tagada vähemusreligioonide ja vähemususku olevate inimeste turvalisus. Me oleme siin ju uudistest kuulnud, et Egiptuse koptid on olnud surve all. Süürias päris mitmed inimesed, mitmed erinevad usundid kandvad inimesed on ainuüksi sellel põhjusel asunud toetama president al-Assadi, sest nad kardavad olukorda, mis võib Süürias juhtuda siis, kui Assad kukub ja võim läheb enamususundi kandjatele. Kuidas sa selle olukorda hindaksid? No ma arvan, et see on olnud oluliseks küsimuseks juba aastasadu. Jeruusalemma küsimus on klassika, eks ole, erinevatel põhjustel. Mitte, et seal praegu usuvabadusega neid muresid oleks, mis on, ma mõtlen seda, et Lähis-Ida ühiskondades on erinevate usundite omavahelised suhted olnud alati väga oluliseks küsimuseks. Iraagis sama asi, eks ole, et kuidas väga mitmed Saddam Husseini lähimad kaastöölised olid kristlased ja ütleme, see on juba unustusse sattumas, millised muudatused tõid lahesõjad ja niiviisi rääkimata. Ütleme, kui me vaatame kogu Vahemere piirkonda, mis on ju olnud aastatuhandeid
kolme omavahel tihedalt seotud ja ühte jumalasse uskuva usundi selliseks omavaheliste suhete klaarimise alaks igas mõttes, rääkimata sellest, eks ole, et siis Iraanis on olnud muidki usundeid, mis on olnud seotud varasematel aegadel igasuguste selliste protsessidega, siis põhiliselt lugu on alati väga sarnane, et teatud kohas on erinevad usundid või inimesed, kellel on erinevad usud, eks ole, siin on tõepoolest individuaalse usu küsimus võib-olla kõige olulisem ja nad kõik saavad omavahel läbi nii kaua, kui on suhteliselt stabiilne olukord. Miks see olukord on stabiilne, on omaette küsimus, aga kui stabiilsus tuleneb sellest, et rikutakse teisi inimõigusi ehk teisisõnu autoritaarsed, totalitaarsed ja muud riigid, siis tekibki selline pikaajaline küsimus, et milline stabiilsus on kõige olulisem, kas see, et inimesed võivad olla nemad ise oma teatud piirides või kas nendel peaksid olema kõik võimalused, mida tegelikult peaksid nendele andma kõik inimõigused ja siis nad, kui neil on need võimalused, siis nad saavad omavahel ilusti samamoodi läbi kui enne. Ja nii on praeguses olukorras, kus pärast Araabia kevadet igas riigis on riigikord teistsugune, esiteks on ta teistsugune, kui ta enne oli ja teiseks on ka igas riigis olukord, kõikidel on uus olukord ja selles olukorras tekivad ka erinevad sellised tegurid, mis mõjutavad omavahelist suhtlemist. Ja nüüd öelda seda, et me peaksime kindlasti kui Euroopa Liit peaks kindlasti tegelema seal ühe või teise grupiga, isegi ütleme nendega, kes on meile lähedasemad näiteks usupõhjustel kui mõned teised grupid, siis tegelikult ju on vaja kõikides nendes kohtades tagada palju elementaarsemaid asju, kõigepealt üldine stabiilsus, poliitiline stabiilsus ja siis inimõigustest üldine kinnipidamine kõikides nendes ühiskondades, eks ole. See on palju suurem väljakutse ja seda ei lahenda sellega tingimata, et sa hakkad kohe nagu ütlema, et ühe grupi probleemid on suuremad kui teised. Ma räägin nagu üldiselt, eks ole, sest et tõepoolest ma arvan, et kui Euroopa Liit on suuteline tekitama endale piisavalt suurt mõju mõnes riigis, siis on võimalik seada tingimusi ja öelda, et niiviisi, et üks tingimus selleks, et te siin üldse mingisugust tuge saate on, et te austate kõiki inimõigusi näiteks. Et siin ei ole mingit erandit, inimõigused on universaalsed, eks ole, mingeid erandeid ei ole ka, kuigi teil on võib-olla raske olukord. See on tegelikult lahendus ja seda lahendust soovitakse ka alati nendes avaldatustes, kus räägitakse poliitilistest lahendustest, stabiilsusest, kõigest muust. Kuidas seda saavutada, on muidugi meie sajandi suur küsimus. Ja, palun. Ja ma kuulasin väga suure huviga seda, mida Mart Lannemäe ütles ja ma mõtlesin, et kuna see olukord, mis praegu on Lähis-Idas, on üsna kriitiline, kogu see piirkond on tõesti väga keeruline, peaaegu nii palju kui korteriühistu või selline asi, siis peab arvestama sellega, et iga samm, mida teeb Euroopa Liit, mida teevad need välisriigid, on väga oluline ja samas võib olla väga tõsiste tagajärgedega. Tõesti, seal on rahvaid ja muulgas religioone, mis on koos eksisteerinud sajandeid. Peab teadma, et näiteks Lähis-Idas traditsioonilised kristlased, olgu nad õiguslikud või katoliiklased, on pigem pooldanud või olnud koos valitsejaga, sellepärast nad on igal pool väike vähemus ja tunnevad, et nad ei ole immigrantid, nad on kohalikud inimesed, aga nad tunnevad ennast ja seda juba sajandeid väga suure surve all.
Seetõttu kindlasti see ei tähenda, et kristlased seal pooldavad kõik seda, mida Saddam Hussein või seda, mida see Al-Assad on teinud, aga see neil ei olnud väga suurt valikut. Seal see olukord on muidugi selline, et kõik kannatavad, muhamedlased ja kristlased ka, aga see on ka selge, et kristlased kui kogukond on eriti surve all, sest nagu meie teame, seal on ka teatud leerid ja teatud grupid, kes on fanaatikud, äärmuslikud ja püüavad just hävitada või välja visata Lähis-Idast need kristlased. Seetõttu ühelt poolt muidugi on vajalik, et välisriigid aitaksid. Nad on sekkunud tegelikult ebaõiglase väga sageli sajandite jooksul ja nüüd oleks ebaõiglane, et nad ei teeks midagi. Teisest küljest peab olema väga ettevaatlik, sest kui Süürias sa hakkad nagu toetama kedagi ja ei tea täpselt, kes on kes seal, siis vahel see ravi on hullem kui hagus ise. Aitäh, meie aeg on otsakorral. Paar lühikest küsimust, kui on saalist ja väga lühikesed vastused. Selleks on meil võimalus olemas, aga kas on küsimusi? No ei näe esialgu. Ma annaksin võib-olla väga lühidalt kokkuvõtteks sõna meie uuringu läbiviijatele. Karin ja Eerik, on teil kokkuvõtteks midagi öelda? Rohkem ei ole. Ei ole. Verilin, soovid sina veel lisada? Ma võib-olla lõpetuseks hüppaks tagasi selle Euroopa küsimuse juurde ja see sümbolite küsimus sai siin tõstatatud ja Lautsi kaasus sai mainitud, see Itaalia krutsifiksi kaasus. Ma arvan, et see kaasus oli selles mõttes väga huvitav test. Üks asi, mida kohus märkis, aga kahjuks jäi see selliseks vähemusargumendiks seal, et krutsifiks on lubatud Itaalia koolis tänu sellele, et ka teised sümbolid on lubatud. Ma arvan, et see oleks midagi, mille üle mõelda nii Eestis kui Euroopas, et kas see, kui kõik sümbolid võtta maha, tähendab neutraalsust, tähendab respekti usu- ja veendumusvabaduse vastu või kui me oleme harjunud sellega, et kõik sümbolid on lubatud, kõik on loomulik nähtus, siis ei teki meil ka probleeme ja me suudame respekteerida neid erinevaid sümboleid. Mis puudutab seda teist kaasust, mis käsitles nii-öelda ametiühingu loomist ortodoksi kirikus, täiesti huvitav arusaamine asjast. Ja huvitaval kombel Euroopa Inimõiguste Kohus esimese lahendina pakkus välja selle, et tõepoolest oligi nii, et sellel organisatsioonil oli õigus see organisatsioon luua kiriku vastu või kiriku sees. Suurkohus muutis otsuse, aga üks asi, mida võib tähele panna Euroopas on see, et tõepoolest see tendents, et osa inimõiguslaste kogukonnast sooviks näha rohkem selliseid nii-öelda liberaalseid muutusi kirikute või teiste religioonide sees on täiesti tunnetatav. Ja seda kaasust tuleb näha selles valguses, et mitte ainult siis ametiühingud, ka näiteks võrdsusõiguste puhul ühesõnaga on probleem täiesti olemas. Ja kui nüüd suurkohtu kaasust vaadata, siis tundub esialgu, et jällegi, et me oleme jõudnud nii-öelda õigesse punkti sellega, et religioosne autonoomia või kollektiivne autonoomia on tunnustatud, et me austame seda, millised struktuurid on kiriku sees, et me ei saa neid kohe korra pealt muuta, et võib-olla kui me tahame midagi muuta religioossete ühenduste sees, siis selleks on vaja pikaajalisemat protsessi, selleks on vaja dialoogi, aga mitte põrutada kohe seadusega nii-öelda kuklasse. Aga mis selles kaasuses tuleb välja see, et kohus jättis tulevikuks ikkagi selle võimaluse, mis on võib-olla hea, võib-olla mitte hea tulemus, selle üle võib arutleda, et iga üksikjuhtumi puhul toimub ikkagi kaalumise protsess.
et ei olnud üheselt öeldud seda, et üldse ei ole võimalik nii-öelda ametiühingut ortodoksi kirikus luua, vaid et see jääb ühesõnaga üksikisiku või organisatsiooni või ühinemisvabaduse ja kollektiivse usuvabaduse puhul jääb selleks kaalumiseks. Et see on huvitav tendents tegelikult Euroopas, mis on arenguprotsessis. Aitäh uuringu läbiviijatele, aitäh panelistidele ja annan sõna tagasi Footelele. Ja aitäh kõikidele esinejatele. Ja nüüd on praktiline teade, et meid ootab vaiees kohvipaus. Jätkame juba vähem kui 15 minuti pärast ja järgmiseks teemaks on inimsusevastased kuriteod ja vastutusele võtmine, kui keegi on neid sooritanud.